Tere, mul on väga hea meel kutsuda teid järjekordsele juuksurite podcasti Rännakule. Seekord koos pildiga ja sel korral väga põnevad kaks külalist, Teet ja Kati, kes muideks on esmakordselt koos ühes podcastis, nii et see on esmakogemus maailmas. Ja minul seostub Teedu ja Katiga väga palju märksõnu. Meid ühildab see, et me elame metsas. Ma tean, et külm vesi meeldib, Teedule vähemalt, Katile samamoodi. Tervislik eluviis, toitumine ja suur kirg on teie jaoks kindlasti turundus ja psühholoogia. Aga selleks, et nagu veel paremini aimu saada, kes te siis olete, mõtlesin välja sellise nipi täna, et ma palun Teedul tutvustada Katit, et kes on täna Kati, millised on tema erinevad rollid ja siis saab Kati teha sama Teedu kohta. Vaata, et sa siis ilusti ütled. Kati Torim on täna kliendikeskse turunduse ekspert, on praktik selles vallas, on turundusstrateeg ja kindlasti üks lemmik positsioon, millest tal meeldib olla, on olla siis kirjanik. Et võib-olla need 4 sükest erinevat märksõna võtavad kokku selle, mida siis Kati teeb ja mis ta siis need oskused on. Aga kes Kati metsas on? Kati metsas on väga, ma ei ole teist nii aktiivset restaureerijat ja putitajat näinud seal, et kus on värvikoori ja püssid olemas, asjad, mis seal kõik on nagu tehtud, et on ülimugavalt tunneb ennast selles keskkonnas. Et kui ma vaatangi, et uues teda siis nagu linnakeskkonna ja maakeskkonna vahel, et kui hästi ta suudab nagu kohaneda ühes ja teises ja tundagi mugavalt käies krooksudega ringi ümber maja ja riisudes, et siis tulles linna pannas konts alla ja väga-väga. Nii et igas rollis tunneb ennast alati mugavalt ja võib öelda, et nii tööalaselt kui ka siis puhkehetkedel alati käed külge. Jah, alati käed külge. Aitäh, ma arvan, et see oli väga äge tutvustus. Kati? Ja ma olen lugenud aastaid seda Katrin Saali raamatut, vaata, see 4 arhetüüpi, siis ma proovin kogu aeg nagu tasakaalu hoida, et tuleb päris hästi välja. Aga Teet Torim, mulle meeldis kasutada seda sõna digigeenius, sest me täiendame üksteist sellega, et Teedul on alati kõik tehnilised vastused olemas. Et tal on ka müügiteadmised hästi tugevad, tal on turundusteadmised, aga lihtsalt see nagu strateegia seal sees, kuidas ta näeb mingisuguseid vastuseid, mida mina ei näe ja jumala nagu mänglevalt lihtsalt teeb ära mingid asjad. Et talt teki lektor, mentor olnud, aga rahvusvaheline mentor olnud, et turunduses nullist rääkimata on ju ja kogu see Boosti pool, et mees, kes on teinud hästi palju, aga jäänud nagu ühe asja, üks asi on keskmes kogu aeg ja kuidas saada veel paremini klienti teenindada, et kuidas see klient oleks veel õnnelikum, et see oli ka meil see äratundmishetk oma vahel, et me päriselt tahamegi seda kliendi kesksust arendada Eestis, et just digimaailmas. Et digigeenius, ma arvan. Ja kui ma nagu panengi kogu selle info praegu kokku ja tegin ka eelnevalt veidikene eeltööd, siis minu jaoks on kokku saanud täielik nagu power couple, kuigi tega nagu eraldiseisvalt teete ikka suuri tegusid, et sky is the limit. Ja ma alati tahan siia podcasti sisse just tuua ka seda päriselu, sest ma arvan, et see on ka inspiratsiooniallikaks väga paljudele juuksuritele, et mida ka teie oma kanalites olete väga palju jaganud, et kuidas seda kõike jõuda, et kuidas seda tööelu ja siis seda pere ja puhkeaega nagu balansis hoida ja oma tervist hoida, et selles mõttes ma olen juba praegu selle sissejuhatusest nagu väga tänulik, et sai natuke seda metsa teemat juba ka sisse tuua. Aga enne, kui me lähme saladuse roori natukene siis niimoodi
kergitama, et saada teada, mida me kuuleme 14. novembril juuksurite konverentsil, siis natuke ikkagi juuksuri juttu ka. Nii et kõigepealt ma tahaksin küsida teie käest seda, et võib-olla teil tuleb meelde mõni väga meeldejääv juuksuri külastus. Kas see võis olla väga kuidagi super klienditeenindusega, väga soe vastuvõtt, mega kaunis tulemus või see võib olla ka hoopis vastupidine, mõni katastroof, millest õppida meil kõigil? Tallinnas pikalt elanud. Otsapidi olnud siis Tallinnas kuskil 18 aastat, muidu siis Karksi nõiest pärit poiss ja mul ema lõikas juukseid siis keska lõpuni ja suht okei oli. Tegin mingit sarvi ja harjasi seal pähe endale, et selline... Julge juuksur ikka? Ma vähe katsetasin ja asju, aga tulles Tallinnasse siis ka keegi kuskilt soovitas, et kuule, et sinna saab nagu minna. Ja käies seal esimese korra ära seal, siis ma rohkem enam ema ligi ei lasknud sinna pähe ja peale seda ma ei ole sealt juuksuri, ma olen küll sealt seest on juuksuri vahetunud ühe korra, sest üks läks lapsehoolduspuhkusele ja siis ma jäin selle uue juurde sinna, aga ma ei ole seda salongi vahetanud peale seda, nii et põhimõtteliselt sellest saadik, kui ma Tallinnast tulin esimese lõikus ära tegin, siis sinna jäin ka. Ma küsin kohe täpsustuseks, mis sind seal kinni hoiab? Laiskus, tulemusega rahulolu, ma lähen sinna, käed taskus, küsib, teeme siia vaoga sisse, teeme väga vähe asju, mida ma pean nagu selgitama seal juures. Mul meeldib üks sõber mul, kes läheb juuksuri juurde, siis istub maha, ta ütleb ühtegi sõna, ta läheb minema. Saab kõik asjad, mis tal tehakse seal. Kuna tal on 2 pöörist ees, siis ütles, et keegi teine väga nagu selle pööristega hakkama ei saa seal. Et siis selles mõttes, et kui tulemusega oled rahul, kõik asjad töötavad, et siis jääd käima seal. Et sind on üsna raske sealt ära saada, jah? Jaa, kindlasti. Ma arvan, seal on ikka see harjumus on nii suur sees, et vabal ajal ma ei viitsi otsida, kuhu ma nüüd saaks soengut tegema minna. Väga hea, ma arvan, et me saame selle teema juurde ka tagasi tulla, et võib-olla ikkagi leida mingisuguseid digilahendusi, kuidas sinuni jõuda, võib-olla konverentsil, võib-olla ka täna natukene sellest rääkida, aga Kati, mis lugu sulle juuksuriga meenus kohe? Juuksuri külastusega. Mina olen ise värvinud oma juukseid kogu aeg. Üles kasvades kogu aeg värvisime emade, vanaemade, õdedega, sugulastega, kõik värvisid kogu aeg. Ja siis, kui ma mingid aastad tagasi, see oli ikka väga ammu, see oli mingi 12 aastat tagasi, ma ostsin poevärvi, värvisin oma praeguse tooniga juuksed siis süsimustaks, püsivärviga ja läksin esimest korda siis juuksurisalongi ja saime siis sõbraks juuksuriga ja tahtsin siis saada blonde juukseid sellest poe mustast, odavast püsivärvist. Saime väga hästi läbi ja ma mõtlesin, et issand, sa võid elu lõpuni mu juuksur olla ja ta suutis 6 või 7 korraga saada sellest tulemuse, et sellised ilusad blondid juuksed, kuniks mul tuli tuju paari nädala pärast uuesti poevärviga need süsimustaks värvida. Me oleme kõik seal olnud, ma arvan. Ja ta jättis mu maha, ta ei võtnud mind tagasi. Ta oli mu peale nii pahane, et ütles, et ta ei taha tegemist teha, sellepärast, et ta läks nii palju tööd selle peale ja sellest ajast peale ma ei ole julenud mitte ühegi juuksuriga lähedaseks saada, sellepärast, et what if ma tahan jälle poe mustaga ennast ära värvida, siis ma saan jälle pahandada. Nii et mina olen ula peal, ma käin, mul ei ole kindlat juuksurit. Ja kes siis tahab pahandada saada, on? Jah, et saad nagu lähedaseks, siis siuke tunne, et lihtsalt nagu visatakse välja ja siis ei julgegi. Siis käid kogu aeg võõraste juures, et kuidagi nagu hoiad eemale mu armid. Ma täiesti mõistan sind ja samas mul tulebki kohe palju tuttavaid situatsioone meelde, kus siis ma tegelikult olen juuksurina pakkunud kliendile ka sellist teenust, millega ma ise ei ole rahul, aga ma ei mõista teda ka hukka, sest minu jaoks on oluline see, et klient oleks rahul.
et muidugi ma selgitan talle ka alati neid suurte muutuste tagamaid, eks ole. Aga just see, et klient ikkagi lahkuks hea tundega. Jaa. No ja siis ma olen paar korda käinud ka kunagi noorusajal seal praktikantide juures, praktikantide salongis. Ja siis ütled, et tahaks sükest õrna viltust tukka ja siis saad sükse ülipaksu, ülisirge. Et, no, õppetunde on ikka olnud, jah, et kui juustega vähegi mängid natukene, siis päris täpselt ju ei oska öelda, et päris pildiga lähed kohale, aga seda ju ei saa. Kõik juuksurid teevad alati, miks sa mulle näitad seda värvi, su juuksed ei ole siuksed, et ma saan selle tooni üldse. Lähed oma pildiga ja. No kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab, aga selle sinu tuka näitega mulle kohe tekkiski siuke hea seos, et tegelikult oleks saanud ju seda olukorda ka väga hästi just kas digitaalsete vahenditega või kas või ajakirjadega ära hoida, et ikkagi juuksurina siis välja selgitada, et mis see sinu tegelik soov on. Et kui me räägime ka blondist või tumedast peast, siis sinu meelel mõlgub võib-olla tume šokolaad, mina mõtlen hoopis piimašokolaadist, et mis karva täpselt see juuksevärv on. Et selles mõttes on alati hea kasutada ikkagi nagu visuaalset poolt. No eks see ole nagu digimaterjalides ka, et täna on neid erinevaid nimetusi mingi ombretest, ma ei tea kuhu iganes välja, sul on mingi 200 erinevat asja, mis sa teed, sul on kõik need kodulehel justkui kirjas, klient tuleb kodulehel, mina on ju vana selle võõra juuksuri otsija, on ju, lähen kuskile uuele kodulehele, vaatan, mingi hull list, aga ma ei tea ju tegelikult, mis asi see on, mida te mulle pakute või mida need juuksurid mulle pakuvad. Siis broneerid justkui ära midagi, istud seal toolis juba ja siis teeme siis pool valge, pool must ja mida, kuidas? et kindlasti aitaks see nii-öelda digitaalne selgitamine juba seal juures on ju. Et kuidas kodulehele need asjad üles panna. Et selles mõttes ma arvan, et meeste elu on nagu palju lihtsam, et seal nagu see teenuste valik ja tehnikate nimetused ei ole nagu nii keerulised, on ju, et naiste elu on täna selles mõttes palju raskemaks tehtud, et sotsiaalmeedias käib neid erinevaid ombre, balayagid, baby highlightsid, nimesid nii palju läbi, et mis on mis, on ju? Ei, ma arvan, et tegelikult on raskem need, kes mehi lõikavad. Sest mehed, see, kui sa lähed sinna, sul on parukas on tihe, siis 10 aasta pärast nii tihe ei ole võib-olla enam. Võib-olla tuleb hakata neid kujusid teistmoodi lõikama, sellepärast, et seda juust ei jätku nii palju lihtsalt. Et mehele see nagu mingitel meestel saabki see juuksuri eluiga läbi lihtsalt, sellepärast sul pole mitte midagi teha seal enam peas. Et ma arvan, et seal peab juuksurina ka nagu, sa pead pidevalt selle kliendiga aeguma üheaegselt, sa pead aru saama, kus maal on oma juukse piiri ja tihedusega seal sees, et tegelikult see klient, kes me olime, mina ise olin 18 aastat tagasi, ei ole täna nagu ligi lähedanegi. Ja jube äge ongi kuulda teie kliendi kogemusi ja sealt läbi siis saada ka mõtteid, et millele siis peaks keskenduma, et väga hästi joonistubki välja, et tegelikult nagu meesklient ja naisklient on ikkagi erinevad, on ju. Ja erinevad vanusegrupid samamoodi, et kui me nüüd tahame ikkagi digimaailmas rohkem ka juuksuritena välja paista, et siis me peame kõigepealt ju selgeks tegema, kes meil need põhikliendid on või keda me tahame oma kliendina näha. Teine pool, mis tuleb juurde, et mehel ülevalt jääb vähemaks, aga lõua peal on ikka sama palju. Et ka tegelikult see, kui me võtame seda nagu karva kasvu tervikuna, et siis annab mujalt seda jälle teha, et teinekord, kui nagu lähedki juuksurisse endal ka nii ilge vill on lõua peal, siis kodust on niisugune vahepeal nagu tüütu ettevõtmine, poolteist nädalat on seal ära, siis Katil on ka juba nägu viltu peas seal, et jube suu on ikka karvu täis seal, et lähed juuksurisse, et samal ajal võiks seal ka selle nagu ära teha, et ühe laksuga kõik. Et mugavus, et mingil hetkel need mugavused jäävad justkui nagu puudu sealt, siis sa ikkagi otsid kuskilt mujalt selle nagu aja, et okei, fine, juuksuri ma teen nagu lõikan seal, aga siis ma lähen kuskil ajan siis ise selle nagu abeme osa ära, et tegelikult samamoodi tooli peal juba valmis, et siis lihtsalt protsessi nagu jätkata sealt. Ja sa tõidki ju varasemalt välja, et siin toojab väga palju kinni just laiskus. Me saame öelda ju, et see on tegelikult mugavus, on, et nagu jube mugav oleks ühes kohas saada kätte mitu teenust. Väga.
et see pakuks kohe nagu väga palju lisaväärtust. Ja loomulikult, selles mõttes, et ega me jääme ju käima edasi seal juuksuri juures on ja, sest et me ju viime juuksuri juurde, kui ma lähen, siis ma broneerin, kuule, mul poiss ka on ju, et anna poisil ka peale mind aeg. Tavai, me teeme korraga ära, mina, poiss ja siis kui endal ei ole vaja seal, poisil võib tihedamini tarvis seal, et siis tavai, ma lasen habemedega seal ära samal ajal, et ma tean, et ma ennem seda ei viitsi tegeleda sellega. Et seda poolt nagu järgmisi generatsioone sa kasvatad ka sinna selle juuksuri juurde peale seal. Minu meelest võiks olla üldse selline nagu väga head tegijad erinevatest valdkondadest, võiks teha oma stuudio. Niimoodi, et ma lähen sinna, samal ajal kui ma saan pediküüri, siis saab juukseid lõigata, samal ajal kui on maniküür, siis on värv peas, on ju, et sa saad nagu kõik asjad, et praegu on see, et meil ongi maniküür ühes kohas, pediküür on teises kohas, juuksur on 3. kohas, see on 4. kohas, kosmeetik on seal on ju. Ütleme, et sul on vaja kiiresti mingisugusele videosalvestusele minna või koolitusele minna või sa tahad ennast korda teha, sul läheb terve päev aega ja sa pargid nagu mitmes erinevas kohas, on ju. Et selline nagu kloori asi, et ma sisenen ühest uksest ja mul on, mina arvan, et klient on muutunud täna, et sellist nagu nagu teenust oleks iluteeninduses palju rohkem vaja. Et võib-olla need hästi suured juuksurisalongid ja ma võib-olla seda pigem ei mõtlegi, aga sellised nagu personaalsed ilusalonge, et see nišš on Eestis täiesti täitmata. Kui sul on väga head inimesed, sa saadki sinna kõik oma asjad kirja panna, korraga oma asjad ära teha, see oleks kindlasti, ma oleks selle klient. Ja ma ei arva, et ma olen ainuke. Ja minul hakkas kohe film silme ees jooksma, et tõesti täna meie kõige suurem väärtus ongi ju aeg, et paraku neid teenuseid läbi veebi ei tee, et selles mõttes oleks ühe katuse alla koondumine väga nutikas ja kus siis seda insighti saada, kas või jälgida siis sotsiaalmeediakanaleid, kus ju jagatakse väga palju soovitusi ja pigem just võikski need iluteenindajad mitte niivõrd tunda seda konkurentsi, kui siis just nende seljad vastamisi panna. Arvan, kulu mõttes on ka see loogiline, et esiteks igaüks ei pea justkui võimlema selle kliendi nagu toomise pärast, seal nagu nii soovitatakse üksteist, kuule, tahad seda aega, teeme siin järjest ära. Jumal tehakse neid kulme ja ripsmeid, mis iganes sinna kõik otsa lähevad ju. Ja ripsmed et ka. Need on ka veel seal nagu, et ka see kulu, mis täna justkui pinnapõhiselt ka on, justkui ühel üleval pidada, siis jaguneb see ju palju erinevat teenuste vahel ära, et siis ruutmeetri kuluhind jääb palju mõistlikum, ma arvan. Sest minul oli, esiteks neid reklaame ei näe väga üldse. Juuksurid millegi pärast ei tee tasulisi Facebooki reklaame. Mul ei jookse lihtsalt feedi nimelisi juuksureid. Ma tean Eestist ainult German Pine, ma ei tea, mis ta perekonna nimi on. Ma tean ainult teda, sellepärast ta teeb väga hästi sotsiaalmeediat. Ma ei tea nimeliselt täna nimetada Eestis mitte ühtegi juuksurit. Mina tean. Noh, ema või? Ei, Karksi Nuiala kõrval on siuke koht nagu Abja Paluja. Sealt on üks poiss on sealt tulnud. Lauri, jaa. Lauri Pedaja. Lauri Pedaja, muidugi. Okay. Lauri täna küll väga palju juuksuritööd ei tee, aga selles mõttes ta tuli sealt, sest tal oli nagu nimi olemas, kui ta tegi nii seda. Hästi, mis ta tegi tegelikult, kuidas ta tegelikult andis selle õige turu hetke ära. Ta tegelikult tõi selle, et juuksurid peavad tegema oma nime Eestis, sellepärast, et kui kuskilt jookseb mingi Salon Plus või ma ei tea, mis iganes juuksurisalong jookseb mulle feedi, on ju, ma ei oska mitte midagi valida, ma ei oska mitte kedagi valida, et kindlasti persooniturundus on number 1 asi, mida juuksurid peaks palju rohkem tegema ja näiteks minu Küüned ja Katja on vana legend, mida teab, kogu aeg jantisin oma maniküüriga, käisin ühel pool ja teisel pool ja ma leidsin selle reklaami peale, tasuline reklaam oli, mis jooksis, et tule, me teeme sul küüned ja me teeme maniküüri ja pediküüri koos, hoi aega kokku, ma ütlesin, mis asja, muidugi läksin sinna ja sinna ma jäin. Nüüd ta läks küll ära, aga see selleks, mul olid ilusad 2 aastat ja ma läksin selle reklaami peale, et keegi hoiab mu aega reaalselt kokku. Et
sellist juuksurit, et ma ei ole üldse tähendanud, et keegi hüppaks mulle feed'i ja ütleks, et mina teengi su juuksed korda, kui sa oled kogemata lage värvinud nendega. Kuulge, aga ma arvan, et on super luks, et täna me juba praktiliselt panime ühe uue äriplaani kokku, eks ole. Teiseks me jõudsime selleni, et täna on väga oluline persooni bränding, nii et kui me 14. novembril kohtume juuksurite konverentsil, siis kuuleme me kindlasti persooni brändingust. Evelin Org siis räägib meile lähemalt brändist nimega Sina ja teie siis tegelikult konverentsil siis annate omalt poolt natukene sisendit just digimaailma kliendi suhtluse osas. Et kas te natukene seda saladuse loori olete valmis praegu ka kergitama? Üks asi ma võib-olla tooks omalt poolt siia sisse, et kui me vaatame täna seda kontakti juuksuriga, siis kes on aktiivsem selles rollis? Kas klient või juuksur? See kliendi suhtluse kontaktis sinu käest? Ilmselt on ikkagi klient, kes otsib teenindajat ja lahendust oma... Täpselt, aga kui me võtame tänast seisu, isegi mina, kes ma olen nagu stabiilselt käinud seal, siis mingil hetkel ikka tükk aega nagu vahet sisse, liiga pikk. Asi ei ole selles, et nagu ei tahaks minna, lihtsalt sa ei viitsi, sul ei ole aega tegeleda selle aja pukkimisega sinna. Ja meeldetuletused ka, et kuule, by the way, sul on piisalt aega mööda läinud, meestel on eriti lihtne, 1,5 kuud on möödas sulle, saadad sinna, kuule, mul on pakkuda sulle järgmiseks kolmapäevaks. Sa teed nagu selle, sa pead olema nüüd nagu aktiivsem osa selles rollis, et millised kanalid on hästi head selle jaoks kasutada ja kuidas sa saad ehitada oma kliendibaasi selliselt üles, et see jääbki nagu sinu omaks, et see on nagu sinu kuld ja varamu. Et täna see on kuidagi nagu ripakile jäetud ja siukene wishful thinking on seal kaasas, et noh, kui ta on käinud, ma loodan, et ta tuleb mingil hetkel tagasi. Nüüd natukene on, et ma olen juba järgmise aja nagu ette ära bookinud seal, aga tegelikult, kui seda aega ei bookita, mis siis saab, kuidas sa siis saaksid lahendada selle olukorra, kuidas sa saaksid olla oma kliendi jaoks olemas ja ise tuletada talle meelde, kuule, by the way, sa peaks tulema nüüd juuksurisse. Leiame selle aja sulle. Ma olen ära sellel hetkel, kas me paneme ennem seda või peale seda. Ma tahan ka puhata, mingid jõulud ja muud asjad, kooli lõpetamised, mis seal kevadel on, et sa nagu oma põhikliendi baasi ei unusta ära ja neile alati leiad selle hetke, kus need saab teenitada, isegi kui on neid tippuhooajad käes seal. Et see osa on täiesti katmata, kui mitte puudulik. Et ma ütleks, sama asi, mida sa tahad ka hambaarsti juurde, sa ei viitsi käia seal endal meeles pidada ja siis läheb lappesse ära seal. Et kui ka hambaarst tuletaks meelde, siis igaüks käiks kord aastas ilusti nagu ära seal, ei oleks mitmeaastaseid vahesi seisev suuri auke, mida parandada, et ma ei näe nagu seda erisust nüüd juuksuri vahel, et tegelikult nagu sama case. Väga tore, et sa selle teema esile tõid, et tegelikult on väga palju salonge, kes täna kasutavad sellist salongi tarkvara, kus siis juba koha peal aega broneerides sa saad kinnituse, pluss siis enne seda broneeritud aja saabumist saad veel meeldetuletuse nii meilile kui sõnumile, aga jätkuvalt on ka neid, kes seda ei tee. Kuni selleni välja, et tegelikult toon näiteks Salon Infra, mida mina isiklikult kasutan, et seal ongi võimalik saata kliendile siis ka see soovituslik aeg. Et kui ta täna näiteks ütleb, et tead, ma tõesti ei tea oma graafikut ette, mis 6 nädala pärast täpselt toimub, et siis saad talle saata selle soovituse. Et selleks, et sinu juuksed oleksid kogu aeg heas korras, et ei tekiks seda ja paanikamentu tappi, nüüd on juba nagu 2 nädalat üle läinud. Et on täna võimalus olemas, aga kõik ei ole selle kindlasti kursis. Ja siit praegu on nagu teilt nii-öelda juuksuri kliendina väga hea seda tagasisidet saada. Et meil kõigil on jätkuvalt arenguruumi ja ma saan seda otse sisendit jagada siis ka kõikide oma kolleegidega, et millest kliendid ikkagi puudust tunnevad. Mõnes mõttes ongi, et kui sa küsid, mis me räägime seal lava peal, on ju, siis tegelikult me räägime kliendi teekonnast ja sellest 8 etapist, on ju, ja sellest, et millal tegelik müük algab, on ju. Ja tegelik müük algab siis, kui ta tõuseb su toolist püsti, ta on ühe korra sinu juures ära käinud ja see, mis sina sealt edasi teed, on tegelikult alles algus, selle nagu sõbrasuhe algus.
et me räägime, kuidas siis kuidas teha sellest kliendist siis püsiklient, et mida sina ise saad teha ja mida su klient tegelikult nagu vajab seal sees. Et väga-väga hästi tegi kunagi kehapood, Magda Beauty on nad praegu, aga neil olid siis mingid kehahooldused ka, LPG, ja neil oli väga hästi. Käid ühe korra ära, ta saadab sulle meeldetuletuse mingi nädala pärast, on ju, et kuidas oli, siuke mõnus meeldetuletus, puki endale ise aeg. Sa lähed sinna, sa näed täpselt ära. See on ju loogiline, kõik justkui peaks seda kasutama, ometi ei kasuta. Et saada mulle automatiseeritud meeldetuletus, see ei maksa sulle mitte midagi ja lase mul lihtsalt, anna mulle see link, ma lähen sinna, kui ma juba selle kirja avan, siis mul on aega, et edasi klikkida. Et lihtsalt see nagu mõned sammud edasi, et vaatamegi seda 8-sammulist kliendi teekonda ja siis on see, et mida teha ja mida mitte teha. Et umbes selline sisu see tulebki, arvan ma. Läbi lugude. Just. No, teil on nii palju praktilisi kogemusi ja kes tahab juba enne juuksurite konverentsi ennast kurssi viia, siis interneti avarustest leiab ägedaid podcasti salvestusi, ka Kati audioraamat on jätkuvalt saadaval. Ja võite vaadata suurempilt.ee, seal on olemas kõik, miks te peaksite, mis on kliendikeskne digiturundus ja et see on ka midagi, mis me alles avasime ja lahti tegime endale, et kus on turundusmentorluse kohta info olemas ja et mis me teeme koos ja miks me teeme. Et audioraamatut ma kohe ei soovita kuulama hakata, et teeme kõigepealt turundust ja siis tegeleme iseendaga. Noh, ongi, et selleks, et saaks südamerahuga iseendaga tegeleda, siis peab ikkagi nagu teises plaanis olema mingisugune rahu sees, on ju, et uued tööd tulevad ka peale, et ainult see Zen vibes nagu ka leiba lauale ilmselgelt ei töö. Seda enam, et digiturundus annab nagu nii palju võimalusi tegelikult, et me saaks elada ise ka. Nagu nii palju võimalusi on seda teha, et kui me näeme vaeva ja automatiseerime selle külalislahkuse ära, siis tegelikult on elu lill. See külalislahkuse automatiseerimine ongi üks väga hea märksõna, sest et ma arvan, et väga paljudel iluteenindajatel nagu ajud kärssavad, kui siin kõike kuulda on ja et mida peaks enne tegema, mida siis selle teenuse osutamise ajal ja mida pärast on ja et on jätkuvalt neid, kes mõtlevadki, et kõike tuleb nagu ise teha on ja et millal ma siis magan on ja või tegelen oma hobide ja perega on ja, aga vastus on esialgu ei tegelegi. Väga lihtne vastus, esialgu ei tegelegi. Selles mõttes sa pead oma craftsmanshipi õppima sisse ka teisi oskuseid. Ja täna monooskusega sa ei teegi mitte midagi. Et monooskus see, et sa oskad seda juuksude asju lõigata, sul on vaja rohkem täna lauale panna. Sa peadki aru saama sellest turundusest, sa pead aru saama persooni brändist sinna juurde oskama sellega edasi liikuda. Sa pead suutmagi neid teemasid hallata, sest ühel hetkel tundub see nii elementaarne ja normaalne, et sa ei saa aru, kuidas sa ilma sellest üldse olid. See on sama, nagu sa õpid selle manuaaliga autoga sõitma. Et millist kuhu vaatad käiku, siis sa pead vaatama liiklusi teisi ennast, et see on ka raske alguses. Aga täna võtad sa seda ju poolautomaatselt, teed neid asju. Et tegelikult see on nagu tööprotsess mõnevõrra nagu sättimine ka seal, et kui kliente kogu aeg uksest aknast nagu sisse tuleb seal, siis võib-olla ei peagi palju asju elus tegema. Aga kui tahta nagu kasvada ja edasi arendada ja uusi asju juurde tuua sinna ja ise salongina ennast suuremaks ehitada seal, et siis ma ei kujuta ette täna ühtegi valdkonda, kus sa nagu turundusoskustega, nullturundusoskustega nagu lähed peale ja sa seal saavutad meeletu edu, et ma arvan, see osa prioritiseerida natuke enda jaoks neid asju seal, mingil hetkel ongi okei vähem väljas käia ja laberdada, kui teha need asjad selgeks ja ühel teisel eluetapil tuua siuke vaba metke sisse ja tekitada olukord, kus sa siis ka juba saad nagu puhkusi ja neid asju nagu endale võimaldada seal, et see on hästi palju enesejuhtimises ka kinni, et kui me teemegi mentorina tööd, ütleme, et võtame endale siis turundusjuhi, istume laua taha
ja kõik on laiali, pea on laiali, seda ei ole, ööstel ei maga, ööstel mõtlen seda ja siis loeb kõik asjad ette. Siis küsime ka, et millal sa nagu hingad või nagu, et noh, et mis värk on ja mingid to-do listid on laest maani ja kõik on lihtsalt nii palju. Ja mõnes mõttes oli ka see, mis me panemegi Teeduga tegelikult jaanuaris alustame, on selline uue ajastu turundaja arenguprogramm või nagu uue ajastu turundusjuhi arenguprogramm, on ju, et mille me toome laivi just sellepärast, et esmalt on vaja tegelikult enesejuhtimine, ajajuhtimine, distsipliin ja tegelikult ka nagu rutiin turundustegevustes. Need asjad on vaja selgeks saada, siis läheb alles turundus lihtsaks. Et hästi palju on seda pea laiali olemist, et meil on ka ju päris palju on teha ja me teeme ka päris palju, et meil on ju karilapsi ja koerad ja metsaelu ja kõike läbi segi hästi palju ja kui me elaksime tegelikult täna süsteemitult, ma arvan, et meil oleks juhtmed päris korralikult koos. Et ma näen, et seda enesejuhtimist ja seda nagu Teet ütles ka just seda meisterlikkust oma asju teha, et selle võib ju igasse elualasse ju üle kanda, mitte ainult turundusjuhid, aga kõik, kes oma turundust teevad. Aga võt just nende kahe asja kokku panemine, et teil on tegelikult endal ka ikkagi mingil määral kogemusi olemas ka selles osas, kus on natuke seda elu läbipõlemist nagu kogeda saanud. Ja tegelikult kliendid tahavad ju täpselt sama asja. Kliendid tahavad, et nende aega kokku hoitakse. Kliendid tahavad täpselt sama asja, mida me kõik tahame. Et mõnes mõttes see kliendi kesksus ongi see, et me teeme selle piisavalt mugavaks, piisavalt heaks, piisavalt kiireks, küsime, kuidas läks, ja hoiame teda enda juures, oleme talle olemas. Et tegelikult kõik inimesed tahavad ühte sama asja. Lihtsalt oma elu elada. Me keegi ei taha lihtsalt istuda arvuti taga või salongis, et see on ka hästi oluline asi. Ja, selle, eks see kindlasti igal ametil on omad kutsehaigused ka kaasas ja läbipõlemised ja mingid pikemad hetked, et sama, ma arvan, juuksuritel ka siuke tipphooaeg on, siis ikka tõmmatakse niimoodi õhtutunde seal, et see on lihtsalt täiesti nagu mina vaatan nagu kõrvalt seal, mõtlen, et täiesti ebareaalne. Ja ma arvan, et sa isegi oled teinekord tajunud, võib-olla sina, Kati, samamoodi, kuigi sul on neid juuksureid rohkem olnud, aga et on mingid perioodid, kus sa näedki, et juuksur on tegelikult väsinud, et tal silm ei sära peas, nii nagu oled harjunud. Aga seal on kindlasti nagu meetodeid ja võimalusi, kuidas seda stressi poolega toime tulla, sest et mingil hetkel see stress on ka selles mõttes nagu positiivne koht, kus paneb ka sind vaatama, et okei, kuidas ma leian nüüd enda jaoks õige mehhanismi, et see oleks minu jaoks positiivne, et mul ka stressitaluvuse võime kasvaks aja jooksul. Aga samas on kas või selleks see stress, et sa saadki aru, et niimoodi enam edasi ei saa, et see enam kaua ei kesta. Et kas sa nagu leiad siis väljastpoolt endale inimesed, kes teevad, kes sind aitavad selles protsessis. Ma ütleks, et meil ka, kui me Katiga oleme koos teinud, siis me tegelikult oleme väga palju erinevaid teenuseid, asju võtnud väljastpoolt maja, erinevaid ägedad nagu partnerid, vabakutselised, kes teevad ja panustavad ja meil ei olegi rohkem seda nagu aega tarvis nende käest vaja, et nad ühe konkreetse töölõigu ära kataksid. Selleks, et me saaksime ise keskenduda nendele asjadele, pusida on ja, et kõigepealt nagu, vahepeal on nagu tore ka mingeid uusi asju, oskusi omandada, aga kas nagu kogu aeg selle peale aega kulutada? See ongi see nagu, et tee oma tugevused tugevamaks ja anna nõrkused ära, on ju. Et mina ka proovisin ise kujundada mingisuguseid kujundusi, kui ma tegin mingist ise turundust, on ju, ja kui ma praegu vaatan tagasi, siis see oli ilgelt kole, mis ma tegin. Ja ma tegin seda tunde ja täna on meil nagu üliäge kujunduspartner, kes on nagu nii geniaalne, ta teeb selle sama mäkkerdise 5 minutiga geniaalseks ja mis minule jääb tegelikult minu vaba aeg, et teha seda, milles ma olen tugev. Et võib-olla ka juuksurite puhul on see sama asi, et kaardistage ära oma tugevused, saage aru oma nõrkustest ja tegelikult hästi palju ma näen igast allahindlusi iluteeninduses on ju, et justkui hinnasõda on, kes odavamalt pakub, on ju, aga selle asemel anna ära oma nõrkused, keskendu oma tugevustele, tee endale nii siga head püsikliendid, kes maksavad sulle õiglast hinda, kes armastavad sind ja tegelikult sa ei põle läbi ka.
et ärge minge sinna hinnasõja peale, ärge mäkerdage ise asjadega, mida te ei oska mäkerdada, andke ära need asjad ja saage nagu väga heaks, väga tugevaks ja siis hakake persooni turundama, on ju. Ja pigem ma ühe kommentaari ütlen selle Kati ägedale mõttele lisaks, et pigem panegi siis see väike nagu rahaline panus selle alla, et sa saad ollagi sotsiaalmeedias rohkem nähtav on ja mõni spetsialist selle jaoks võtta, et Teedul kindlasti on seal nullist turunduskoolist neid väga tublisi õpilasi ja soovitusi kohe jagada. Ja, need on eraldi nagu grupina koos, et kus saad neile siis ligi seal. Aga lõppkokkuvõttes, kui ma lasen nüüd nagu peast läbi, et tegelikult kes on täna selles iluteeninduse valdkonnas üldse siuke silmapaistev ka turunduse poole pealt, kes on selles valdkonnas ekspert ise olnud, teinud selles vallas tööd, praktikant on ju, õppinud turunduse ära, ehk siis oskab ka teisi salonge, teisi ettevõtteid, teisi inimesi nõustada, anda soovitusi ja ideid seal, et igas valdkonnas ka peaksid kasvama nende samade valdkondade meistrite sest välja omakorda eksperdid, kes siis ka teisi toovad sinna, siis aitavad kaasa selle arenguprotsessile seal, et me jääks nagu sinna seisma ja soiku jääks, siis stagneeruks ära seal. Minu arust oleks ülioluline, et tõuseksid esile sellised tugevad juuksurid, iluteeninduse professionaalid, kes ka valdavad või on ära õppinud selle turunduse vajalikud teadmised ja tegelikult oskavad ka seal sees teisi aidata. Tegelikult alles siis tuleb hinnatõus, on ju. Tegelikult siis tuleb see õiglane hind ka sinna siis juurde. Hind ka, jah. Et kui sa oled spetsialist, väga hea, kui sa oskad oma tööd väga hästi, siis sa võid olla kuskil salongis ja lõigata -40-ga 10 pead päevas, on ju. Sa teed siga hästi seda tööd, keegi ei tea, et sina seal taga oled. Need on nagu natukene nagu need anime. Ma alles avastasin, et Vin Diesel on Groot. Vabandust, see mingi lamp asi, aga need hääled kaovad ära, on ju, et su nimi kaob ära sinna, sa võid olla nagu ülihea, sa kaod ära sinna. Aga kui keegi sinust midagi ei tea. Just. Ja sa ei saa mitte kunagi selles mõttes nagu rohkem raha küsida, sest olgem ausad, ma olen üliaus. Me teeme tööd selle pärast, et elada väga hästi. Meil on selle jaoks vaja väga head sissetulekut, et väga hästi elada. No see suurusjärk võib olla igal ühel erinev, aga jah, see eesmärk on meil ühine. Aga kui sa ei ole nähtaval, siis sa ei saa mitte kunagi küsida õiglast hinda. Siis sa lihtsalt teed ära kuskil ja kelle süü see on? Tegelikult see on meie enda süü, kes ei õpi küsima. Kes ei õpi küsima oma töö väärilist tasu ja kõige lihtsam on küsida seda läbi sotsiaalmeedia, läbi persoonibrändi, läbi selle, et me tõuseme üles, me näitame, kes me oleme ja me suhtleme oma publikuga. Ja see on tegelikult õigustatud ka, et siis sa võidki, jah, Lauri, ma tulen su juurde, maksan 200 €, lõika mulle tukk. Keegi võiks teha nüüd mingi case study, kuidas ta oma salongi, kuidas ise need salongi omanikud teevad selle nagu turunduse ära seal. Sa ei võta kuskilt sisse, sa õpidki selgeks, sa teed ära, sa teed ise oma selle case study, ise oma success story ehitad ära ja räägid seda. Neid on vaja tegelikult lavale, neid on vaja saada inspireerima ka neid teisi valdkonna inimesi sinna ette. Jah, see on võimalik teha, see on jumala äge on seda siis teha. Ja selleks, et kui ma õpin nüüd lisaks nendele lõikamistehnikatele ka muid asju nagu sinna juurde, et nii et siit väga hea idee ja üleskutse kõikidele juuksuritele, et võib-olla järgmise aasta juuksurite konverentsil me saamegi juba näha siis lugu elust enesest, kuidas keegi on nagu nullturundusest oma iluteenused täiega uuesti elule absoluutselt ärgatanud. See peaks olema iga aasta. See peaks iga aasta olema uus lugu, uus teekond, mida jagatakse. Ja see paneb teised valdkonna inimestel ka silmad särama, sest nad suudavad samastuda sellega. Et eks meie tänases seisus oma turundusteadmisi ja digiteadmisi ja kliendikesksust saamegi tuua lähemale, sest me ise istume seal tooli peal, kus meid siis teenitatakse selles protsessis. Ja mida siis me näeme seal ühes või teises nüansis jääb nagu vajaka, mida nagu juurde tuua seal, et teha nendest inimestest 10 aastateks oma püsikliendid on.
mitte ainult sellest ühest inimest, vaid tervest perest kokkuvõttes on ju. Olenevalt, kui palju neid liikmeid on, sul on võimalus läbi ühe inimese jõuda järgmise 2, 3, 4 inimeseni. Et tegelikult seal on nagu massiline potentsiaal on sees. Hästi juuksuritel on hästi tugev soovitusturu nagu vibe selles mõttes, et see on kindlasti midagi, mis jääb ka, on ju, et see juuksed on midagi nii isiklikku, mida sa ei saa pärast peita, on ju, et kui keegi on väga hästi mõistnud sind, väga head tööd teinud, et aga kuidas need nüüd siis ka digimaailma need soovitused saada, on ju, et kuidas tagasisidesi küsida, on ju, kus neid kasutada? Millised kanalid on kõige paremad selle jaoks, kus on see, öeldaks ka erinevad sotsiaalmeediakanalid, kui sellised on word of mouth on steroids, ehk siis steroididel see suust suhu turundus on. Et kus see paistaks ka välja, see sama osa, mis ma tean ka seda kutti, keda sa mõtled, seda German, jah. Pinelis, jah. Just, mul tuli meelde. Me kõik teame Germanit. Kõik teavad Germanit. Mina tean. Ta eristub ja tuleb sotsiaalmeediast välja ja tegelikult Teet võttis minult küsimuse suult ära, et kui te nüüd panete ennast nagu kliendi olukorda, ma tahtsingi teilt küsida, et millist juuksurit te jälgiksite, mida te oma juuksurilt ootaksite ja mis kanalil te pigem teda jälgiksite sotsiaalmeedias? Päris hea küsimus on, jah? Vasta esimesena, siis mul on väga hea vastus. Davai. Ma arvan, seal on täna väga palju ägedaid kanaleid. Kindlasti baasina, ma arvan, on Instagram. Kasvav on TikTok seal juures. Aga juuksurina ma jälgin, siin ma pean ütlema ikkagi seda persooni, seda nagu inimest ennast, et on kindlasti tööalaselt seal, aga isiksusena ka, mida ta siis veel elus toimetab ja teeb seal. Et sina kliendina sa ei taha näha ainult juustepilte? Oi, ma ei kannata silma otsaski neid. Selles mõttes ma olen Instagramis vaatan neid pilte, kus on küüned ennem ja küüned pärast. Ma ei ole teist õudsamat kohta veel leidnud, kui see on. Need paistes näpud ja punased seal ümbert nagu ei tii. Kuule, sul tuli saare aktsent praegu juurde, ma ei tea. Mulk on mul. See oli mulk. See mulk viskab välja, kui midagi eriti häirivat. Et selles mõttes oleme ikkagi nagu tsiviliseeritud seal teispool ekraani on inimesed, kes tahaksid nagu millegile kaaselada laik ja äge ja mingi värk. Aga jah, niisugused enne-pärast teemad, et võib-olla see sisu nagu ootus mitmekülgsus osas ongi täna suurem. See ongi okei, et sa käid jalutamas oma koeraga ja võtad kuskilt selle kohvi ja ei lõikagi või ei ole kogu aeg ainult neid keelküüni tegemas seal. Et sa teedki nagu muid asju ka elus. Sellest ongi see enne pärast on oluline, selles mõttes see on nagu turunduslikult vajalik, aga meil on nii palju erinevaid formaate. Näiteks meil on nagu Instagramis on, et miks sa pead panema mulle pool pilti, mingi koledad punased, mingid weird kräsused juuksed, ilusad läikivad punased sirged juuksed. Tee mulle see reels siis on ju. Tee mulle nagu, pane ta tooliga keerlema, ja siis pane video kinni ja pärast tee täpselt sama asi ja pane mulle see 3 sekundiks ülesse müüdud. Ja enne pärast jääb niikuinii, sellepärast see on ostuotsuse esimene kriteerium, on ju. Me tahame näha enne pärast tulemust, aga see nagu ära mine kõige lihtsama nagu vastupanu teed, et ma lihtsalt poolitan selle pildi ära, et see müü enam. Et anna nagu elu sellesse, aga minul on ka väga hea vastus, mida mina ootan juuksurite käest. Üks vahva koht Eestis on Juukseakadeemia, Juusteakadeemia. Teevad jumala ägedalt, uurivad su peanahka seal ja koorivad ja möllavad. Ja see on natuke siuke tunne, nagu sa lähed juuste spaasse, on ju. Ja kui mina leiaks juuksuri, kes kooriks minu peanahka, kes hoolitseks minu eest, et ma saan käia oma juuste spaas ühe korra ja ta oskaks ka imelised juukseid lõigata ja vahepeal ka siis värvida, see tervikteenus ja ma jääks forever selle inimese juurde, kui tal oleks veel ka kodulehel ülilihtne, et ma lähen sinna, ma bukin ära, ma tulen kohale, sa teed mulle tassi head kohvi või annad mulle natukene vett ja ma jään su juurde, ma ei taha üldse palju asju. Aga minul on vaja seda, et keegi hoolitseks mu peanaha eest ka. Mina ka. Et näed, oli ju hea vastus. Ja, see on väga hea. Kui meil tuli meelde nüüd see kohvi ka nagu juurde, siis mul on küpsist ka.
Sa tahad küpsist ka? Jaa, sest mu poiss viimane kord ütles, et see on mega hea juuksur on. Ütlesin, no miks siis? Sest siin on küpsised ja teistes kohtades, neil lihtsalt ei ole. Siis mul oli fine, me käime edasi siin. Ma toon ikka oma salongiga pilti, et mina töötan Salon Plussis Rävala puiestel ja meie pakume kommi, kohvi, cappuccino, latte, aga peanaha hoolitsusi? Veini. Meil on olemas kooriad. Ja ma tegelikult olen tähele pannud, et erinevad brändid tulevad ka just nende peanaha hooldustoodetega vaikselt välja. Nii et tasa ja targu, ma arvan, et need teenused hakkavad tulema. Aga Salon Plus on ju, sa ütled. Kõige suurem tegelikult Eestis just kui on ju. Miks ma ei näe neid reklaame? Miks ma ikkagi pean Juukseakadeemiasse minema, otsima ja see oli ka soovitusturundusega, et võt siin ongi see sama asi, et nagu julgemalt, mitmekesisemalt, et mida sa saad seal ongi, sest inimesed tahavad nii erinevaid asju. Mina ei taha praegu värvida, ma ei taha praegu lõigata, ma arvan, et ma käiks 2 korda 6 ka koorimas, kui ma saaks oma juukseid kasvama. Ma tean, et mul on siin mingisugused jandid ja jamad, ma tahan neid hoolitsusi, aga ometi kõik need nagu reklaamid, mis vähesed, mis jõuavad, kõik on siis kuidagi alateadlikud, kui nagu ma lähenen kliendipsühholoog. Nagu üldised, aga ikkagi pigem siuksed, et ma nüüd värvitud ja hooldustooted ja soengud ja lakid ja kõik on nii keemiline. Et tahaks minna ikkagi konkreetsemaks. Eriti kui te pakute seda, et eriti kui te pakute peanaha hooldust ja koori, et siis tehke mingisugused mõnnad teavitused selle kohta. Ja mitte ainult meie, vaid teie ka. Kõik selles mõttes, et ega seal on... Kui me vaatame ka naiste poole pealt, vaatan Katit, et kui ta tõigi välja ka mulle, et seal on mingi juustuspaa ja koorib peanahka asju seal. Mina ise vabatahtlikult ei surfa neid ringi. Ma nende peale ei mõtle seal, aga kui see idee mulle nagu antakse, olen ka nõus minema. Tegelikult kui palju saad sinu naiskliendid värvata ka mehi, isegi kui neil ei pea lõikama seal midagi, ei pea värvima seal midagi, et milliseid protseduure nad võivad saada seal. Sest ka see võib aidata, pikendada nende juuste säilimise eluiga seal, võib-olla avastada mingeid asju, millel oleks vaja jälile saada seal, et selles mõttes seal on järgmised etapid, mis hakkavad pihta seal, mitte lihtsalt vaatame seda joone taandumist. Sest kui palju me teame nagu juuksurite maailmast. Te teate nii palju ja mulle tundubki, et õige aeg minna konkreetsemaks iluteeninduse turunduses oli juba eile on ju. Tegelikult juba 2 aastat tagasi eile on ju. Aga jah, praegu kui me räägime konkreetselt peanahahooldusest ja spaast, siis ma näengi seda, et meie turundustiim ei ole selleni veel jõudnud. Et kiirustage kõik, kes te vaatate. Ja kiirustage ja kindlasti me siis juuksurite konverentsil 14. novembril saame ka Teedult ja Katilt veel põnevaid näiteid, ideid ja kogemusi, aga see tänane sõit on juba olnud hindamatu. Ja ma väga tänan teid. Aga eks selles mõttes meil on niisugune huvitav ka, et kui sa selles valdkonnas oled sees, siis sa paned nagu lahtisema silmaga tähele ka ja üksteisega seda nagu kogemusi jagades ja vaadates ka, et kuidas me üksteist saame mõjutada, värvata kellegile kliendiks on ju. Kati viis mind juuste spaasse, ütles, et see on vajalik ja hea seal. Muidugi onkisid kaasa ja pärast tulid sületeis šampoonidega ära ka veel on ju. Mis tegelikult on nagu kindlasti raskem protsess, et aga sul peab olema ka nagu võimalus ja viis sealt peale lõikust midagi ka kaasa müüa nendele inimestele. Anda mingist asju, mida tal võiks nagu vaja minna. Ja mida just konkreetselt sellel kliendil on vaja. Mitte, et sul on vaja midagi kaasa müüa, vaid sa lähtud ikkagi kliendi vajadustest. Ja imeline oleks, kui meil oleks veel ka subscription nupp kodulehel, et ma ei pea seda ise kogu aeg kuskilt salongist otsima. Ma ütlen, jah, saatke mulle iga kuu see sama asi või iga 1,5 kuu tagant. Ta tuleb mulle lihtsalt paki automaat ja ma olen õnnelikult elu lõpuni. Jah, sest kui me vaatame nagu juuksuri ärimudelil otsa, et siis täpselt nii palju on tööd, kui sa oled koha peal on ju, kui sa seal püsti seisad. Aga kui sa saad natukene nagu leevendada seda valu seal, et kui sind ei ole, aga siis müüki ka ei ole seal, et tekivad nagu tooted selleks nagu lisamüügi kanaliks sinna juurde hästi tugevalt,
või need lisateenused, et keegi teine ikka nagu backib, et justkui nagu majas äri käib, hoiab kulusi all seal, et siis sellist nagu mitmekülgsust ja vaadata seda nagu nurkade alt, seda oleks nagu vaja. Võib-olla kui tuua nagu juurde seda, et sa küsisid, et millist inimest jälgida seal nagu sotsiaalmeediasse, kus ma usun, et anna mul pool tundi, ma leian 10 inimest, kes erinevates maailma otstes on nagu väga ägedad oma selles iluteeninduse juuksuri valdkonnas, mida nad teevad, mis materjali teevad. Ja võib-olla siin jääb see nagu natukene nagu see hobuse klapp jääb silmale ette, et sa ei vaata nagu laiemalt ringi, sa vaatad seda Eestit ei ole mõtet vaadata siin. Vaadake, mis toimub nagu mujal, vaadake, kuidas seal ehitatakse endale neid digikanaleid turunduskanalitena üles, kuidas neid kasutatakse seal, mida nad müüvad, kuidas nad müüvad seal, millised on need paketid või teenused, mida seal tehakse. Et seal on tegelikult see inspiratsioon on niivõrd palju, see maailm täis, et tooge see siia ja tehke sest oma versiooni. Ja me siinkohal ei ütle, et te peate nüüd täiskohaga sotsiaalmeediat tegema hakkama, aga see sama Reels võtab sul täpselt sama kaua aega, kui need pildid, mis sa teed, on ju, et sekundite küsimus on see. Pärast paned kokku, paned ülesse, levik on palju suurem, videoformaadid töötavad, pildid ei tööta, sa saad reklaami suunata sellele, et see teeb su elu poole lihtsamaks. On juuksureid, kelle jaoks Reels on täna ikkagi nagu täiesti nagu võõras asi ja siis see tundubki midagi nagu täiesti sükest aega nõudad. Aga siin ma tuleksingi jälle Teedu soovituseni just, et täna ju on ju maailm ühe nupu vajutuse kaugusel. Meil on Instagram, TikTok, YouTube, kui sa oskad sinna panna märksõna, ma ei tea, 5 nippi, kuidas Reels kiiresti teha, et tegelikult on sul võimalik kodust lahkumata juba saada mingisuguseid nõuandeid ja tippe, ja ma arvan, et nagu iga asja puhul on kõige nagu suurem või väiksem asi, mida sa saad teha, on just see, et sa alustad. Ja. Näiteks meil käis nagu ikka aastaid tagasi käis üks ettevõtte koolitusel, Facebooki, Instagrami koolitusel ja siis ta tõi välja, tal olid siis erinevad šampoonid ja balsamid asjad seal, et inimesed pesed pead valesti. Mis vigu tehakse peapesuga. Ja siis mõtled, ise ka, et nagu päris neandertaal ei ole, et saad ka nagu enam-vähem aru seal, mida nagu tegema peab, kus käes on vesi ja kus käes on šampoon, aga seal on mingid asju, mida on vaja tähele panna nagu. Et tegelikult oma valdkonna sisest sellist nagu ekspertteadmist nagu väljapoole näidata ja läbi selle usaldust tekitada, see on nagu kõige lihtsam viis üldse kuskile nagu silma jääda ja läbi selle tegelikult inimesed on valmis pimesi sinu juurde tulema, sest sa oskad rääkida niimoodi, et sa saad aru, mida sa teed seal. Miks ma pean sind usaldama, sellepärast sa oskad öelda, kuidas ma pean pead pesema. See on see väärtus ja kõige lihtsam mõõdik on see, et kui sa midagi välja jagad, siis tee nii, et tal oleks sellest ka siis kasu, kui ta su toodet või teenust ei osta. Seesama balsami peale kandmine, ma ei tea, alles mingid aastad tagasi ma sain teada, et päriselt balsamit peab ainult juustu otstele panema või ei peagi peanahka täis toppima mingisugust ummistama oma poore, ja sa jagad selle sisu välja ja sa oled juba teinud nagu head inimestele, et alati mõtle nii, et kui sa midagi teed, midagi koostad, et oleks kasu ka sellele inimesele, kes sinu toodet või teenust ei osta. Me nüüd räägime nii palju, meil ei ole varsti midagi rääkida. Ei, ma ei karda seda, et teil pole millestki rääkida. Ei, ma isegi lasen täna nagu peast läbi vaata, et need tänaste noorte, 14-15, neil on kõigil üks soeng ju. Andrei Savakin vaatas otsa seal, kõik on tagant ettepoole, kõikidel on poistel üks sama soeng. Ja siis suvi on ju palav ja siis see on paks ja siis see on igistav ja siis peanahk läheb sellega tuks ja nagu, et milliseid lõikusid teha, kuidas sa saaks õhemaks teha seal ja nii edasi, et nagu kuidas saaks leevendada seda peanaha siis nagu leevendust. Leevendust suve. Ja tuleb talv, tulevad teised mured nagu, tulevad sinna järgmised asjad seal, millised, et seal on nii palju nagu sükest huvitavat ja põnevat nagu edasi anda, mille peale
üks või teine inimene mõtleb või täna lapsevanemad saadavad juba lapsele edasi selle Reelsi, kuule, vaata. Siin on nagu mingid tarka juttu selle kohta, mis pundar sul seal peas on, et võib-olla on abi sul sellest. Ja kuni selleni välja, et tegelikult ju juuksuril käib ju nii palju erinevaid kliente toolist läbi. Miks sa ei võiks küsida oma klientide käest ka, et millist sisu sulle meeldiks jälgida ja mille kohta sa tahaksid rohkem teada, et sa saad ju otse kliendilt seda tagasisidet, et mida nad tegelikult vajavad. Kuulge, ma räägiks teiega homseni ilmselt, aga meil on täna veel toimetamist ka siin väljaspool stuudiot. Et lõpetuseks küsin teilt seda, et te mõlemad nimetaksite praegu ühe oma lemmiktegevuse, mis teie pingeid maandab, et anda inspiratsiooni ka tegusale ja kiire elutempoga juuksurile, et võib-olla kedagi see kõnetab ja saab midagi järgi proovida. Minul on praegu on käsil vanade uste restaureerimine. Ostsin kuuma õhupuhuri ja kraabin maha seda ja üleüldse kõik asjad, mis mingil tasandil on käelised tegevused, peaks olema füüsilised tegevused, sellepärast aju tahab, et me liiguksime, et sealt tekivad ka need endorfiinid, ja siis on jälle natuke parem olla ja tööd, mis hoiavad keskendumas, et kõik sellised nokitsemise tööd, ma ei tea, hakake kuduma või heegeldama kas või, aga midagi, mis me loome kätega, aitab peal puhata. Minul on puude langetamine, saagimine, lõhkumine, kõik sellised välitööd mul on. Koligi kõik maale. Kive võin vedada seal lõputult teha, et siis on peal seda nagu hea olla. Kirjutan mõlemale ettepanekule alla ja olen ka ise seda kõike teinud. Aga mul on väga hea meel juba teiega, Kati ja Teet, kohtuda 14. novembril juuksurite konverentsil ja kõigi teiega ka. Kohtumiseni!